Hea televaataja, hea raadiokuulaja. Juba sellel nädalal toimub Tondiraba jäähallis festival Lootuse aeg. Oleme koos terve aasta teinud tööd ja nüüd on see aeg, kui evangelist Will Graham on juba Eestis oma meeskonnaga. Tondiraba jäähallis toimuvad viimased ettevalmistused, ehitame lava, paneme üles tehnikat. Muusikud teevad viimaseid proove ja toimuvad viimased infovahetused vabatahtlike abilistega, palvenõustajatega. Meie selle saatesarja viimases osas on külaliseks festivali nõukogu liige Erki Tamm, tere Erki! Tere! Ja Ragne Ülevain, kes on ülistusmissionär ja Tartu Ruutkoguduse ülistusjuht. Tere, tere! Erki, kuidas tunne on? Sa küsid nagu spordivõistlustel küsitakse pärast finišit, aga ma arvan, et meie jaoks on see kõik olnud selline tohutu pikk teekond ja ettevalmistus, aga ma usun seda, et Jumal on seda tahtnud, et see asi toimub. Ja nüüd on küsimus selles, et kui palju meie oleme lasknud ennast kaasata Jumala plaanidesse ja mul on hea meel öelda, et nii paljud inimesed on öelnud, mina tahan Jumal selle sinu asjaga kaasas olla. Ja ma arvan, et see ongi võtmekoht. Ragne, sina oled seda festivali näinud rohkem muusika poole pealt. Olete proove teinud, laule välja palvetanud, arutanud. Et millised on sinu ootused selleks laupäevaks ja pühapäevaks? Mina ootan seda, et Jumal teeks midagi, mida me ei oskaks ette näha ja tulevad kohal inimesed, kes ka meile endal on võib-olla üllatuseks. Meie naabrid, võib-olla meie perekonnaliikmed, keda me ei uskunudki, et ka nemad võivad olla tänasest huvitatud. See on hea mõte. Erki, millised saavad need festivali õhtud ja päevad nii-öelda olema? 2 teenistust, mis algavad kell 4, nagu sa juba mainisid, uksed avatakse kell 3 ja inimesi võtavad vastu meie festivali vabatahtlikud, nii et ei pea muretsema, kas ma tean, kuhu minna. Ja festivali, mul on hea meel, et kuidagi väga tasakaalus on see välismaalaste ja eestimaalaste osavõtt ja eriti sellest programmist. On muusikat nii USA ansamblitelt, ülistajatelt kui eestlastelt, mis on väga, väga tore, et me saame kogu südamest kaasa laulda, kaasa ülistada, kaasa palvetada ja on mõistetav ka nendele inimestele, kes võib-olla meie kaasa tulevad ja kes veel Jumalat nii lähedalt ei tunne. On tunnistusi meie oma inimestelt siit Eestimaalt, ma loodan, et inimestelt, keda me tunneme, aga kelle sellist usulist tausta võib-olla me nii hästi ei olegi teadnud. Ja loomulikult Will Grahami jutlus on öeldud, et ta jutlustab rohkem nagu tema vanaisa Billy Graham, mida oli võimalus kuulata 1984. aastal Oleviste kirikus. Ja nüüd poeg, kui ma mõtlen selle peale, et me kõigi igatsus on, et meie pered kannaksid parimat nagu pärandit, siis mis saab parem olla, kui pojana üles astuda oma vanaisa jälgedes ja kuulutada sellisel lihtsal viisil, nagu tema teeb. Teda eristab tema isast Franklin Grahamist see, et ta on olnud kohaliku koguduse pastor. Ja sellepärast ka mulle kui pastorile toob ta, ma arvan, kõik selle lähemale, et ta mõistab paremini võib-olla kogudust, ta mõistab paremini ehk meie inimesi. Ja väga oluline on ka see, et me taas kohtame tõlgina, nii nagu isa Franklin Grahamil oli Leho Paldre Tartust. Ja pärast seda, kui inimesed on saanud võimaluse vastata sellele üleskutsele, kui sa täna tahad oma elu anda Jumalale, kui sa tahad pühendada oma elu Jumalale, tule siia ette ja me palvetame koos sinuga. Siis kui see palveaeg on toimunud ja need kõige olulisemad otsused, mille pärast tegelikult seda festivali üleüldse on ette võetud, on tehtud, siis sellele järgneb üks kontsert,
45 minutit me saame veel selles õhkkonnas olla ja tõesti olla tänulikud, et Jumal on kuulnud palveid, Jumal on vastanud palvetele ja me võime temaga koos nüüd vaadata edasi. Ragne, nagu Erki juba ütles, siis kell 4 algab programm, hea on kohale tulla juba kell 3, aga hea meel on, et selle kontsertpoole või laulu ja muusika poole alustavad Eesti oma muusikud. Keda me võiksime seal näha? No ma loodan, et meil on väga mitmeid tuttavaid nägusid seal, mõned, kes olid ka 2009 Lootuse festivalil taustalauljatena või ülistusjuhtidena. No näiteks meie oma armas Joonas Albre tuleb Saksamaalt tagasi lihtsalt, et teenida oma Eesti rahvast ka jälle laulus oma andidega. Elotoodat näeme ja seal on veel. Oluline, ma arvan, on ka see, et meil on enamasti meie bänd siis saab eesti keeles oma kaunis kõlavas keeles laulda. Aga laulame ka natukene vene keeles, sest me teame, et meil on ka venekeelseid kogudusi, venekeelseid kontingenti, kes samuti ju tahab laulda endale mõistetavas keeles. Jaa, kui eestlased on ära laulnud, Erki juba ütles, tuleb Ameerikast hinnatud artist Aaron Schust. Mis sa temast oskad televaatajale raadiokuulajale öelda? Aaron Schust on üli selline tore ühe mehe bänd, kes ma arvan, tuleb koos bändiga sellel korral, aga tema lauludes õhkab sellist lootust ja armastust, sest tema enda perekonna lugu on selline, et temale sündis, tal on 3 poega ja üks nendest on Downi sündroomiga ja 2 nendest last on krooniliselt haiged. Nii et see kõik peegeldub ka tema muusikas. Viimased aastad on ta väga meeldinud saanud sõbraks juutidega ja ka see peegeldub tema lauludes ja tema uutest projektidest. Aga mis eriti, ma arvan, on põnev see, et tegelikult ta on olnud elanud artisti elu. 2007 olid tema esimesed albumid, ta tuuritas, käis ringi, tegi kontserdeid, aga viimase 10 aastat äkki on nii, et tema maandus ja kus ta muusikat teeb. Ta on ülistusjuht oma kohalikus koguduses, nii et meil tuleb ülistusjuht, artist, kontsertmeister tuleb ja teenib meid muusikaga. Ja Erki rääkis juba ka, et siis vahepeal on õhtu nii-öelda kulminatsioon, jutlus, eestpalvele tulek ja peale seda toimub veel kontsert. The Afters. Kes nemad on? 3 meest, seal on vahepeal vahetunud 2 väga piibellikud nimed. Matthew, Daniel ja Joshua. Nii et 3 sellist meest, kes kunagi töötasid Texases Starbucksis. 2 baristat, seal olid mõned veel, hakkasid oma klientidele ja oma töökaaslastele mängima ja inimesed hakkasid küsima, et kuule, aga kus su järgmine kontsert on? Nad olid, oota, meil ei ole mingit kontsert, me ainult siin teeme. Aga nendest sai bänd, nad hakkasid muusikat tegema ja siis kui küsitakse nende käest, et kuule, aga te olete siis nagu kristlik muusik või? Siis nad ütlevad, et aga kui ma olen kristlane ja hambaarst, kas ma siis ütlen, et ma olen kristlik hambaarst? Ei, ma olen hambaarst, ma olen muusik. Aga nende muusikas muidugi kõlab väga palju kristlikku sõnumit, mis puudutab hinge ja puudutab inimesi, nii et Starbucksist ülistajateni. Erki, sa ennem juba rääkisid, et on jutlus, eespalvekutse. Mis saab edasi või kuidas see kõik seal toimub? Kahtlemata see on selle festivali kulminatsioon. Et inimesed, kes on tulnud oma küsimustega, on ka Jumalat otsimas või vastuseid Jumalalt otsimas, siis see on see hetk, kui on võimalus tulla siis areenilt ette ja Will Graham palvetab kõigi nende inimestega. Koos eespalvele tulijatega tulevad ka palvenõustajad ette. Need inimesed, kes me oleme seal teiste kõrval ja pärast seda, kui Will Grahamiga on koos palvetatud, kes aitavad mõtestada, mis saab edasi. Et kui inimene on valmis selleks, siis temalt võetakse isikukaart või selline andmekaart, kuhu ta annab oma kontakti selleks, et ta võiks leida kohaliku koguduse, kus oma usuliste teemadega edasi minna ja leida ka inimesi, kellega nende asjade üle rääkida. See on nii-öelda see järeltöö, mis peaks kogudustes hakkama. See on juba järeltöö siis, jah. Ja seda me oleme öelnud kogu aeg, et see festival on tegelikult nende inimeste jaoks, Eesti inimeste jaoks, kes otsivad Jumalat või vastuseid, nagu ma ütlesin, Jumalalt. Ja peab olema nüüd keskkond, kus nende teemadega edasi tegeleda ja kus ka vaimulikult usus kasvada. Ja selleks on kohalikud kogudused. Ja me oleme
loonud sidemed väga paljude Eesti kogudustega, pastoritega, kaastöölistega, kes jätkavad siis nende inimestega, kes nende kogudusest, kogukonnast on tulnud festivalile ja kelle andmed me oleme saanud. Ja ma olen toonud näiteks ka oma kogudust Kohilas, kus me alustame 23. neljapäeva õhtul alfa kursusega, see on meie järeltöö keskkond, kus inimesed koos oma sõpradega saavad tulla ja käime need alfa teemad läbi, mis tegelikult on ABC, selline kristlik ABC, küsimused, mida inimesed tavaliselt küsivad. Aga me anname ka Lootusaeg festivali poolt kaasa kogudustele erinevaid materjale ja üks on järeltöö materjal. Ja seal on 10 teemat, 10 tundi ka, mida saab kasutada ja kogudus leiab, ma usun, nendest võimalustest sellise omale sobiliku. Ragne, kui praegu vaatab telesaadet või kuulab raadiot mõni inimene, kes ei ole mitte midagi kuulnud sellest ja võib-olla ta ka on kaugem nendest teemadest, miks ta peaks tulema 18.–19. oktoobril kell 4 Tondiraba jäähalli? Ma juhin Tartus gospelkoori ja meil on inimesi, kes ei ole kirikus ega ole nende teemadega varem enne meid kokku puutunud. Ja nendele me ka ütleme, et tulge, sellepärast, et see on üks õhtu, mis võtta enda jaoks natukene läbi mõtestada. Kui vanasti inimesed käisidki pühapäevati kirikus, täna on veel neid inimesi õnneks, aga vanasti käisid väga palju ja see oli lihtsalt traditsioon. Siis see oli vähemalt see tund aega, kus inimene istus, mõtestas elu, mõtles enda peale, mõtles eksistentsiaalsetele küsimustele ja tänapäeval meil seal ei ole nagu kombeks, aga kui tulla Lootusaeg festivalile, siis see on jälle see tunnike ja võib-olla isegi natukene rohkem koos muusikaga, koos erinevate lugudega, inimesed saavad enda küsimusi, võib-olla isegi aru, mis küsimused neil on. Võib-olla ongi juba küsimused olemas ja võib-olla ma arvan, et sealt saab vastuseid nendele küsimustele, aga peale selle inimesed, kes kokku tulevad, on ülitoredad just meie kõigi jaoks seal olemas, nagu Erki juba ütles, et inimesed on valmis seal sinuga rääkima, ei pea kuskile helistama, vaid üks ühele, võid seal minna kellegi juurde ja jagada talle midagi, küsida tema käest midagi või küsida, et mis pärast seda saab, et kuhu ma saan tulla, kas ma saan kuskile laulma tulla või kas ma saan tulla kuskile, kus on veel selliseid toredaid inimesi koos, kus me saame veel mõtestada neid asju, aga kindlasti ma ütlen enda gospelkoori liikmetele, et seal saab selliseid asju ja veel on väga head muusikat loomulikult. Hiljem, kui kogu see programmi lõpp on, siis juba oleme ütelnud Aftersi kontsert ja ma arvan, et tasuta kontserdeid, no tuleb ikka eestlasele ütelda, et ei pea midagi maksma, teie eest on juba kõik makstud, et tulla kontserdile 2 välismaa artisti, kes on ülitoredad ka oma hingelise muusika keele poolest, et tulla kuulama, tulla osa saama, tulla mõtestama. Erki, mis saab televaataja või raadiokuulaja veel teha? On mõned päevad festivalini, kas üldse saab midagi veel teha? Teha saab seda, et paluda tõesti, kui sa oled usklik inimene, et Jumal laseks korda minna sellel. Ja kui sa oled kutsunud kedagi, et Jumal võiks tõesti inimesi julgustada. Ja ma tahan sinu jutu peale veel öelda, et võib ka täiesti istuda nii, et sa ei räägi kellegagi ega tee midagi, mida sa tunned, et milleks sa veel ei ole valmis. Ja see on, ma arvan, ka Eesti inimesele väga oluline. Aga olla selles keskkonnas. Hea televaataja, hea raadiokuulaja, aitäh, et oled meie saateid vaadanud. Käesolevaga lõpetame sarja Festival Lootusaeg ja loodame sinuga ja sinu mittekristlasest sõbraga kohtuda kell 4, 18. ja 19. oktoobril Tondiraba jäähallis.